Tere! Mina olen Kaspar ja olen siis sotsiaalse ettevõtte Sõbralt sõbrale tegevjuht. Ja täna olete teie siis tulnud külla Sõbralt sõbrale Tartu kauplusesse Annelinna. Ja siis natuke on minul võimalus teile rääkida sellest, mis on siis sotsiaalne ettevõtlus ja kuidas täpsemalt siis Sõbralt sõbrale toimib. Aga astume majja sisse ja siis saame kõigest lähemalt juba rääkida. Et kust me enda ringkäiku alustame, on siis meie ladu, kuidas siis meie kauplus ja tegelikult laiemalt ka kaubandus toimib, on see, et meil on vaja kõik see kaup tuua eraldi poodidesse. Meie kaup on siis unikaalne, nagu näete siin ümber on sellisele tavalisele silmale võib-olla päris palju segadust, aga tegelikult see on selline ilus sümfoonia, et iga asi on omas kohas ja vähehaaval jõuab ta siis siit laopinnalt jõuab tegelikult klientideni välja. Ja kuidas see käib, on see, et igasse kauplusesse jõuab siis kohale kaup. See omakorda võetakse siin vastu, mööbel liigub otse saali ja siis kõik muu tegelikult jaotatakse ära sektsioonidesse. Jaotatakse ära kodukaubad kastidesse, jaotatakse ära riided, tekstiil, jalanõud ja nii edasi. Ja kui me siit nüüd kohe edasi vaatame, siis siin paistabki välja, et siin on igasugu kolakastid, kus ongi siis erinevad kodukaubad, mis igas kastis sees on, see on samamoodi nagu teie jaoks üllatus, on see meie jaoks üllatus, et see kaup tuleb meie partneritelt nii Skandinaaviast kui ka laiemalt Euroopast ja selles mõttes me umbes teame, mida nad saadavad, aga tegelikult kui meie töötajad need kastid avavad, siis iga kord on selline väike jõuluüllatus. Ja siit edasi samamoodi just nagu ma nimetasin, on meil tekstiil, jalanõud ja riidekotid. Ja kuidas see tööprotsess siis välja näeb, on see, et tegelikult see kõik jõuab siia sorteerimisalasse. Need kastid, kotid, kõik võetakse lahti, vaadatakse üle, mis on siis nii-öelda müügikõlbulik. Kindlasti on kaubas sees ka prügi, paratamatult taaskasutuskaubanduse puhul juhtub ka seda, esemeid, mis on mäe puhul, siis müük on paraku võimatu, aga kõik see, mis on nii-öelda kuld meie silmis, see siis sorteeritakse välja, hinnastatakse ära ja pakendatakse siis selliselt, et liikuda sellega saali ja et see võiks jõuda klientideni. Ja kui me nüüd jõuame siia müügisaali, siis tegelikult see on nagu tavaline pood ikka mingi määrani. Paari erinevust võib-olla, mis siin välja tuua. Üks on see, et tavaliselt kaubanduses fokusseeritakse ennast mingile alale. Sportland müüb spordikaupasid, IKEA müüb üldiselt mööblit ja nii edasi, aga meie oleme siis ennast nimetame selliseks kõige poeks. Ehk siis, kui sa siia poodi sisse astud, sa võid osta siit endale raamatuid, maale nagu näha siin seina peal, samamoodi võid osta siit endale kodukaubad, alustades köögist, lõpetades elutoaga ja samal ajal sinna juurde osta mööblit, riiet, nii et ühesõnaga kõike, mida parasjagu vaja on, võib meie kauplusest leida. Ja mille poolest see veel eriline on ja kindlasti taaskasutuskaubandus tavakaubandusest erineb, on see, et tegelikult iga toode siin saalis üldiselt on unikaalne eksemplar. Ehk siis ei ole sellist võimalust, et kas seda toodet oleks S või M suurust, vaid tegelikult iga toode tuleb täpselt sellisena, nagu ta tuleb. Ja selle mõttes see põnevus on, et kui näiteks tuled meie kauplusesse siis poodlema, avastad midagi, mõtled, et ma tahaks ühe päeva veel mõelda, võib-olla homme tulla ostma, siis tihti peale juhtub see, et homme seda toodet enam lihtsalt ei ole. Nii et väike selline põnevus on alati meie kaubaga koos ja käib kaasas. Aga kui me liigume nüüd siia ettepoole, siis üks kindlasti suur asi veel, mis meid eristab, ma juba nimetasin meie partnereid nii Skandinaavias kui Euroopas, aga tegelikult meie partneriks on ka iga Eesti inimene. Ja kuidas meie partneriks saab Eestis olla, on siis läbi meie Hoolime koos ringluse ja selle Hoolime koos ringlusega koos on meil selline Hoolime koos kast, kuhu me siis võtame iga eestlase annetusi igapäevaselt ka pidevalt vastu. Ja läbi nende annetuste on tegelikult iga eestlasele võimalik olla osa
sõbralt sõbrale missioonist ja tööst ja nagu siin ka nimetatud, siis tegelikult annetatud asjade müügitulu lähebki selleks, et puudust kannatavaid peresid, lapsi ja inimesi, keda me enda projektide läbi pidevalt proovime aidata nende toetuseks. Nii et selline on üks sõbralt sõbrale kauplus. Ja mis puudutab sõbralt sõbrale ettevõtet laiemalt, siis selle jaoks lähme siis slideshow juurde ja ma saan rääkida lähemalt, mis sõbralt sõbrale teeb ja mis asi see sotsiaalettevõtlus laiemalt on. Nii, aga räägime siis natuke sellest, kuidas sotsiaalettevõtte sõbralt sõbrale ja üldiselt sotsiaalettevõtted siis toimivad. Et selline väike armas joonis, ma ei tea, kui hästi te seda näete, aga ma räägin selle joonise lühidalt lahti ka. Et kui vaadata ärimudeleid erinevaid, siis võiks need jaotada 3 erinevasse gruppi. On traditsiooniline heategevusorganisatsioonide mudel, mis siis on eelkõige fokuseeritud sellele, et luua sotsiaalset väärtust, aga vahendid saadakse siis kas toetuste, annetuste või sihtkapitali näol. Ehk siis ise tegelikult vahendeid väga ei genereerita. Siis on teine äärmus, mis on traditsiooniline äriettevõte, mis siis põhiliselt kasumile ainult orienteeritud ongi ja tegelikult läbi siis mingisuguse finantstegevuse luuaksegi siis vahendeid ja nii-öelda kogu asi on sellele üles ehitatud. Ja siis üsnagi uus asi Eestis, eriti ma julgeks öelda, et veel jätkuvalt lapsekingades, on see sotsiaalne ettevõtlus. Ja mida see siis tähendab, on see, et on loodud siis ettevõte eesmärgiga mingit sotsiaalset küsimust või probleemi lahendada. Ja selle jaoks siis see ettevõte igapäevaselt teeb tööd, et luua vahendeid ja selle läbi mingit ka sotsiaalset probleemi ja mingit sotsiaalset väärtust siis lahendada ja seda väärtust luua. Ja kui nüüd korraks seda sotsiaalse ettevõtte poolt veel laiemalt vaadata, siis tegelikult sama, mis ma juba ütlesin, et me seeläbi toetame ühiskonna püsimist ja arengut mingis spetsiifilises valdkonnas ja rahastame siis oma tegevusi läbi siis sõbrad sõbrale puhul kaupluste ja kui see nüüd siis hästi mustvalgeks kokku võtta, siis kui klient tuleb meie poodi, midagi ostab, inimene midagi annetab meile, siis see raha lõpuks läheb selleks, et mingit probleemi lahendada. Ehk siis, kui see kõik kokku võtta, nagu siin all on ka toodud välja 2 sellist põhiteesi, siis üks on see, et me parandame inimeste toimetulekut ja heaolu ja teine on see, et me siis läbi taaskasutuse panustame ka looduse ja elukeskkonna heasse seisundisse sellest, et see hea seisund püsida võiks. Aga loomulikult kõik ei ole alati nii lilleline ja nii lihtne, kui seda on võib-olla presentatsioonis võimalik rääkida, et tegelikult on palju erinevaid väljakutseid, mis puudutab ühtepidi just seda sotsiaalettevõtlust ja teistpidi taaskasutust ja võib-olla 2 põhilist, mis ma välja toon üleüldiselt. Üks on kindlasti pidev ülemaailmne siis tarbimine, mis kasvab ja kasvab ja kasvab ja selleks, et selle vastu võidelda, on tegelikult vaja samal ajal teha teavitustööd, samal ajal suunata seda kaupa, mis juba olemas on ringlusesse ja proovida sellist mõtteviisi siis muuta nii Eesti-siseselt laiemalt maailmas ja tegelikult siin loeb iga väikse inimese panus. Nii et sellega me otsast proovime tegeleda. Ja kui me räägime sellest, et meil on ka sotsiaalne missioon aidata inimesi ja selle nimel me eksisteerime, siis tegelikult see abivajavate märkamine alati ei ole ka kõige lihtsam. Et kindlasti on osa tööd, mis teeb ära riik ja osa tööd, mis siis on võimalik meil ära teha enda ettevõtte kaudu. Aga vahel siis tegelikult inimesed ei taipa abi küsida või siis on juba küsinud, on mõnikord saanud eita vastuse ja nad on loobunud. Nii et meie ülesanne siis tegelikult on märgata neid abivajajaid ja märgata seda vajadust ja siis seda parimal võimalikul viisil kõnetada. Ja kui veel rääkida sõbralt sõbrale ettevõttest laiemalt, siis mis kindlasti meie jaoks on väljakutse nüüd, kus meil siis enam ei ole ainult kauplused Eestis ja sellest ma räägin kohe lähemalt, aga on ka väljaspool Eestit, siis Eestis me oleme aru saanud, milline on umbes Eesti inimene, mina olen ka Eesti inimene, siis ma umbes saan aru, milline on Eesti sellise
tarbija mentaliteet, mis on tema vajadused, kuidas teda kõnetada. Aga kui me läheme nüüd väljaspoole Eestit, siis tekib kohe kaks praktilist asja. Üks on keel, et Eestis räägitakse eesti keelt, mujal seda keelt nii hästi ei räägita, et kuidas saada teises keelekeskkonnas hakkama. See on kindlasti meie jaoks väljakutse. Ja teiseks, kuidas saada hakkama ka uues siis kultuurikeskkonnas. Ehk siis, kui me lähme Eestist väljapoole, siis inimeste väärtusbaas ka kultuurikeskkonnast sõltuvalt muutub. Nii et sõbralt sõbrale jaoks kindlasti on olnud see uus väljakutse. Kohati on olnud see väga positiivne kogemus ja kohati kindlasti ka pannud natukene kukalt kratsima ja otsima abi selleks, et mõista, kuidas siis väljaspool Eestit inimesi parimal viisil kõnetada. Ja lubasin, et räägin natuke lähemalt siis ka, et kus me siis täpsemalt oleme ja miks see keele ja kultuurikeskkond meie jaoks väljakutse on. Ma alustan sellest, et sõbrad sõbrale sai alguse tükk aega tagasi. Sel aastal me oleme saamas 24-aastaseks ja asutatud oleme siis 97. aastal. Ja tänaseks me julgeme öelda, et me oleme Eesti suurim sotsiaalne ettevõte. Meil on siis 19+1 taaskasutuskauplust, mida ma sellel silmas pean on siis see, et meil paikneme 15 linnas 2 riigis, ehk siis meil on Eestis täna 18 kauplust, Leedus 1 kauplus ja peagi lisandumas juurde teine kauplus, nii et kui täna olete, küll täna vist mitte, aga kui olete lähiajal minemas Leetu, siis meid juba leiab praegu Klaipedas ja juba juunikuust leiab meid ka Kaunases. Nii et ei ole ainult enam Eesti kesksed meie kauplused. Ja selleks, et nii palju kauplusi üleval pidada, selleks läheb ka vaja päris palju tööjõudu, nii et meil on 160 töötajat, pluss siis vabatahtlikud nii kauplustes kui ka meie sotsiaalprojektides, mida me laiemalt teeme. Nii, ja meie moto, mis on siin ilusti ka kirjas, on see, et me loome võimalusi headeks muutusteks. Kuidas see käib? Me ise tahame nimetada meie sellist üldist tegevust selle logo läbi. Ja seda logo sõnaliselt me kutsume siis hoolime koos ringluseks, mis on ühtlasi ka meie ettevõtte selline viis, kuidas me hingame, kuidas me toimetame. Mida see siis tähendab? On see, et meil on kaupluste pool ja siis meil on sõbralt sõbrale sotsiaaltöö pool. Ja kuidas see hoolime koos ringlus toimib, on see, et mis iganes pidi olla seotud sõbralt sõbrale ettevõttega, kas olla annetaja, kas olla siin ostleja, kas olla vabatahtlik, kas olla siin töötaja. Et iga inimene, ükskõik kuidas ta meiega seotud on osa tegelikult sellest sotsiaalsest missioonist aidata inimesi, aidata abivajavaid lapsi, peresid, laiemalt meie missiooni edasi kanda. Ja kuidas sellest osa saab olla? On siis läbi kaupluste ja see tegelikult see sotsiaalne missioon kandubki siis edasi sõbralt sõbrale nõustamiskeskusesse, mis on siis vaimse tervise edendamise fookusega, hoolime koos projektid, kus me siis erinevaid abivajavaid noori, lapsi, peresid aitame ja hoolime koos laagrit, kus me siis tegelikult just fokuseerituna lastega pakume neile sellist keskkonda, kus olla ja ennast mõnusalt tunda teiste eakaaslastega. Ja kui rääkida nüüd korraks laiemalt siis ka nendest väikestest valdkondadest sotsiaalprojektidest, siis mis on hoolime koos laagrid? Need on siis läbi aasta erinevates keskkondades, erinevates formaatides toimuvad üritused, mis on laste jaoks erinevates vanustes. Me alustame päris pisikestest ja tegelikult kuni selleni, kuni nad täisealiseks saavad. Ja mida me selle läbi tahame pakkuda? Tegelikult on selline turvakeskkond, kus lapsed saavad tulla kokku, saada kokku oma sõpradega, eakaaslastega, pakume neile erinevaid tegevusi, nii praktilisi kui lihtsalt meelelahutuslikke tegevusi, et võib-olla tulles välja keskkonnast, mis ei ole alati kõige parem nende laste jaoks. Et nad tunneksid vahelduseks midagi head ja tunneksid ennast väärtustatuna. Ja lahe on see, et me oleme hoolime koos laagreid juba teinud piisavalt kaua, et tegelikult need lapsed, kes on mõned juba täisealiseks saanud, on ringiga tagasi jõudnud meie laagritesse, mitte enam siis laagrilastena, aga nüüdseks juba siis laagri vabatahtlikena ja aitavad siis pisematel seal laagris head aega nautida.
Siis Hoolime koos projektid. Projekte on meil läbi aastate olnud väga palju erinevaid. Siin on välja toodud mõned Uks unistuste suunas Narva lastetuba, mis on selline püsiprojekt, mis on avatud igapäevaselt Narva noortele, selleks, et me saaksime jällegi pakkuda neile turvalist keskkonda, kus kas teha koolitöid, mängida lauamänge, mida iganes. Ja siis hooajalised projektid, abivajavate laste ja peredega fokusseeritult seotud projektid ja 365 sünnipäeva, mida võib-olla ka mõned teist on kuulnud, kus samamoodi teeme sünnipäevasid nendele lastele, kes võib-olla ise kunagi sünnipäeva ei ole korraldanud. Nii et see on nende jaoks ka väga põnev. Ja kui nende projektide kohta tahate täpsemalt teada, siis tasub minna meie kodulehele sobralt-sobrale.ee ja seal on ka näiteks Uks unistuste suunas projekti jaoks olemas täiesti projekti taotlusvorm, nii et kui sul on mõni abivajav sõber, tuttav, keegi, kes sul südamesse tuleb selle peale, siis saad ka tema siis projekti esitada ja võib-olla tema mõni unistus saab ka teoks läbi meie sotsiaalprojektide. Siis veel Sõbrad sõbrale nõustamiskeskus, mis on siis, nagu ma ütlesin, juba suunatud siis nii noorte kui ka siis perede ja paaride vaimse tervise edendamisele. Meie nõustamiskeskus asub praegu Tartus, kahtlemata mida rohkem me ettevõttena kasvame, seda rohkem me tahame jõuda ka mujale. Meie nõustamiskeskus on toiminud tänaseks 6 aastat, mille jooksul on lugematul arvul nõustamisi juba tehtud. Just selle koroonaperioodi sees viimasel aastal on tegelikult nõustamiste arv umbes 2-kordistunud. Nii et see vajadus on suurem kui kunagi varem ja kindlasti me proovime seda vajadust oma võimete piires ka siis tagada. Ja meil on 2 imetoredat nõustajat, Karita Kibuspuu ja Maire Latvala. Nende kohta saate ka samamoodi lähemalt lugeda sobralt-sobrale.ee. Seal on eraldi olemas siis link nõustamiskeskusele ja samamoodi kui sa tunned kedagi või tunned ise, et kas sul on mõnes kriisiolukorras või lihtsalt vaja enda mõtteid kellegagi jagada või mingeid ka pereprobleeme või midagi laiemalt, siis selle jaoks meie nõustamiskeskus on olemas. Ja mis on väga tore just teile, kes te meid kuulate, siis tegelikult kuni 19-aastastele on meie nõustamiskeskuses käimine tasuta. Nii et me tahame alati öelda, et meie eesmärk on, et ükski abivajav ei jääks märkamatuks. Et siis kindlasti, kui sa tunned, et see sinu jaoks on midagi, mis sind kõnetab, siis uuri lähemalt meie kodulehelt. Samamoodi, kui sa tunned kedagi, kes võib-olla seda vajaks, siis julgelt saada talle kas või link ja võib-olla see teinekord lahendada mure sellise väikse abiteoga ära. Aga miks ma sellest kõigest räägin, miks üldse sotsiaalettevõtlus on oluline ja miks sellega võiksid ka potentsiaalselt sina tulevikus tegeleda? Ma arvan, et selle võib võtta ühte lausesse kokku, et me kõik võiksime näha võimalusi, et teha head. Meie Sõbrad sõbrale ettevõttes usume väga tõsiselt, et iga väike panus viibki tõesti suurte muutusteni. Mida see tähendab, on see, et tegelikult liikudes enda igapäeva elus ringi, nähes enda sõpru, inimesi tänaval, kus iganes, siis tegelikult need väiksed teod viivad suurte muutusteni tihtipeale inimeste elus. Nii et samamoodi nagu meie ettevõttena me kindlasti ei suuda ära lahendada kõiki Eesti probleeme, siis seda ei suuda ka sina ega mina üksikisikuna, aga me vähemalt saame panna seal väikse seemne, et need probleemid võiksid lahendatud saada. Nii et sotsiaalne ettevõtlus laiemalt, ma arvan, on väga hea viis ühtepidi tagada endale leib lauale ja teistpidi luua muutuseid inimeste elus, kes seda nii väga vajavad ja võib-olla üksi natuke jänni on jäänud. Ja kuidas võib-olla selleni jõuda praktiliselt koolipingist sotsiaalettevõtlusesse, siis mul on mõned võib-olla näpunäited ja soovitused, kuidas seda teha. Üks neist on kindlasti see, et ole hästi palju vabatahtlik. Kus iganes üritustel, kus iganes organisatsioonides, samamoodi Sõbrad sõbrale kauplustes on võimalik tulla oma vabast ajast vabatahtlikuks olla, et leia neid võimalusi ja läbi selle tegelikult, mis sa õpid ja ma arvan, mis on elus ka väga kriitiline oskus, on meeskonnatöö oskus.
et kuidas teiste inimestega, kes võib-olla alati ei ole täpselt sama mõttega, täpselt sama ellusuhtumisega nagu sina, kuidas nendega ühes keskkonnas koos efektiivselt ja produktiivselt toimida. Ja uskuge mind, elus see on väga vajalik oskus, mina jätkuvalt ka õpin seda igapäevaselt, nii et tasub ennast panna olukordade, kus neid oskuseid arendada. Ja kindlasti sa nüüd ütled, et ma olen proovinud, mul ei ole väga palju positiivseid kogemusi, pigem on olnud see nõme ja võib-olla mis iganes veel on ju, siis selle peale ma arvan, kehtib üks vana hea tõde, et ära anna alla, katseta ja proovi veel ja veel ja veel. Et kui ma ise seda siia ka kirja panin, siis mul tulid sellised klišee näited, et kui sa mõtled, mis sul taskus on, tõenäoliselt telefon, kui sa mõtled, mis laes valgust annab, tõenäoliselt lamp on ju, et siis tegelikult keegi on pidanud katsetama, läbi kukkuma, katsetama uuesti ja läbi kukkuma selleks, et meil need mugavused täna oleks. Ja samamoodi selleks, et luua muutuseid, olla osa sotsiaalsest ettevõttest, jõuda üldse sinna kohta, et sa võiksid osa olla, siis kindlasti sa peadki katsetama, leppima sellega, et alati kõik ei õnnestu ja see on täiesti okei. Nii et ära anna alla, katseta ja proovi. Ja selle kõige kõrval, tulles tagasi ülesse, sõnastades seda teisiti, meie eesmärk võiks olla elus hoolida ja hoolida alati. Mitte teha seda vahepeal ja mõne inimese puhul, aga tegelikult see võiks olla midagi, mille peale sa iga päev natuke mõtled. Ja kui kuidagi veel sind inspireerida, siis ma mõtlesin selle peale, et mis mind ennast võib-olla täidab väljaspool töökeskkonda ja kuidas ma proovin enda teadmisi täiendada ja enda võib-olla maailmapilti laiendada, siis võib-olla 3 asja, mis ma sulle siit kaasa annaks. Üks on see, et erinevad konverentsid ja laadad, ka õpilastele ma tean, tehakse karjäärilaatasid ja nii edasi, et võtta neist osa. Mõned kindlasti ei ole tasuta, aga need teinekord annavad sulle uusi kontakte, uusi ideid, kuhu vaadata, mida otsida, millest uurida ja nii edasi. Teine on kindlasti raamatud, audiobookid, raamatud näiteks võib-olla, kui sa oled juba autojuht, siis autoroolis ei saa raamatut lugeda, aga on võimalik kuulata, jalgrattaga kõndides samamoodi ja podcastid. Väga palju lahedaid eestlasi on, kes teevad podcaste, samamoodi ingliskeelseid podcast on lõputu arv, nii et vali endale meeldiv valdkond ja hari ennast selles lähemalt. Ja viimaks, mis minu jaoks on ka, ma arvan, eriti nüüd, kui ma olen koolist välja saanud ja võib-olla sellist igapäevast kooli väljakutset minu elus enam ei ole, siis tegelikult eeskuju või mentori enda ellu otsimine on minu jaoks väga palju aidanud. Ma olen mentorlussuhet omanud, ma arvan, viimased 5 aastat ja tegelikult need rasked küsimused, võib-olla vahest, mida mentor minult küsib, need suunad, mida ta mu ellu annab, mille peale võib-olla ma ei oska ise alati mõelda, need on väga väärtuslikud olnud ja mind elus palju edasi viinud. Nii et leia keegi, kes on sulle eeskujuks, jälgi teda vähemalt sotsiaalmeedias, vaata, mida ta teeb, vaata, kuidas sa saaksid teha neid samu asju, mida tema juba täna igapäevaselt teeb, et olla edukas, et teha seda, mida ta väga armastab. Või siis veel parem leia endale keegi, kes võib-olla võtaks natukene aega, kas igakuiselt, iganädalaselt, et sinu ellu panustada. Nii et mõtle selle peale. Aga ma usun, et meil on tulnud nüüd ka siia lõppu natuke küsimusi. Ma vaatan, mida on küsitud. Kuidas sina selle ametini jõudsid? See on väga hea küsimus. Tegelikult ma õppisin algselt õigusteadust ja mõtlesin, minust saab jurist ja mul oli elu planeeritud 10-15 aastat ette. Ja siis eelmine sõbralt sõbrale tegevjuht, kellega ma olin läbi ühe konverentsi, GLS-konverentsi tuttavaks saanud, siis see võttis minuga ühendust ja pakkus, et äkki ma tahaksin sõbralt sõbrale ettevõttesse tööle tulla. Alguses ma mõtlesin, et pigem ei, et minu esimesed mõtted oli see, et siin ju müüakse kaldse ja et see on täitsa mõttetu, aga see oli sellepärast, et mu maailmavaade taaskasutusest oli väga kitsas ja mida rohkem ma ennast kurssi viisin, seda rohkem ma sain aru, et see tegelikult, mida sõbralt sõbrale teeb, see, mida tegelikult sotsiaalettevõtluses tehakse, on väga lahe ja ma tahan sellest osa olla. Nii et ma ütlesin jah, ma tulin siia ettevõttesse tööle, alguses eesmärgiga arendada meie kaupluseid ja laieneda siis Baltikumis ja siis nüüd aasta tagasi siis sai minust selle ettevõtte tegevjuht.
nii et vahepeal võimalused, millele esialgu ütled ei, tasub selle peale mõelda, enda just maailmavaadet nendes võimalustes võib-olla natuke laiendada ja sellest võib midagi väga lahedat välja tulla. Nii et igal juhul praktiline näide minu elust sellest, mis ma rääkisin. Siis millised inimesed sellisesse ettevõttesse töötama sobivad? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et sul peab olema natukene sellist käsitööindu, sest paratamatult sotsiaalettevõtluses nii kontori poole peal kui kauplustes väga palju asju, mis me teeme, nõuavad sellist käed küljes olemist, et võib-olla suurettevõtted, mis on juba sellised kommertsettevõtted, töötavad natuke nagu oma initsiatiivi pealt, aga siin tegelikult see ettevõte on piisavalt väike, et tuleb igapäevaselt tegeleda selliste võib-olla detailide timmimisega selleks, et see asi hästi töötaks nii kaubanduses kui sotsiaalpoole peal, nii et kindlasti see käsitööoskus. Teine, ma arvan, et sulle peab reaalselt korda minema see, mida me teeme, mis meie missioon on. Et meie ütleme, et meie väärtused on pühendumine, usaldusväärsus, hoolimine, usk, nii et kui see sind kõnetab, siis ma arvan, et sa oled juba õiges suunas teel. Ja loomulikult sind võiks kõnetada ka keskkonna sõbralikkus, taaskasutus ja kui me räägime laiemalt meie sotsiaalsest missioonist, siis su jaoks võiks ka meie sotsiaalne missioon olla midagi, mis korda läheb. Nii et kui need teemad sind nagu ühte või teistpidi natukenegi kõnetavad, siis ma soovitaks sul edasi uurida, kas meie ettevõttest või siis sarnastest sotsiaalettevõttest laiemalt. Siis millised ametid sõbrale ettevõttes on? Milline on kõige olulisem? Ma ütleks nii, et meie ettevõttes ei ole ükski amet olulisem kui teine. Ja ma arvan, et tegelikult seda julgeb väita iga ettevõtte juht. Et kui võtta ära väike hammasratas kuskilt tervest süsteemist, siis tegelikult kogu süsteem variseb kokku. Pigem on küsimus selles, et mis osa selles ettevõttes just sinu südame särama paneb. Et on see siis seotud sotsiaalprojektidega, on see seotud meie kauplustes millegi tegemisega, on see seotud turundusega, millega iganes. Et selles mõttes kõige olulisemat positsiooni meie ettevõttes ei ole. Aga kui rääkida ametitest laiemalt, siis ma arvan, meie ettevõttes ongi sotsiaaltöö pool. Meil on eraldi sotsiaaltöö meeskond, kes igapäevaselt siis näevad vaeva selleks, et need projektid saaksid ellu viidud. Kõik see, millest ma juba rääkisin. Siis teine pool on kaupluste pool. Nii kaubanduses igapäevaselt kauplustes töötavad inimesed, logistikud, transporttöölised, et see kogu süsteem koos püsiks. Ja siis on meil kontorimeeskond, kes siis neid detaile omavahel veel kokku seob. Nii nagu ma nimetasin turunduslikult, kommunikatsiooni poole pealt, halduse poole pealt, mis puudutab neid kõiki pindasid, mida me siis kaubanduse jaoks vajame, et need kõik toimiksid ja nii edasi. Nii et neid positsioone on päris palju erinevaid. Kui see peaks sind kõnetama, siis kindlasti uuri meie kohta veel meie kodulehelt ja võta julgelt meiega ühendust. Nii, ma vaatan, mis küsimused veel. Kes määrab nende müüvate esemete hinnad ja mille järgi? Siis kuna ma ütlesin, et see iga esem, mis meie kaupluses jõuab, on unikaalne, siis tegelikult see esemete hinna tundmise oskus on midagi, mis kujuneb ajas välja. Ehk siis, kes selle määrab? Need töötajad, kes siin kauplustes töötavad. Ja sellepärast ongi lahe, et igal ühel on natuke oma valdkond kujunenud. Kellele meeldib rohkem riie, tekstiil, kellele meeldib kodukaubad, kellele meeldib mööbel. Ja üldiselt nad siis aja jooksul on välja kujundanud oskuse ja sellise teadmiste bagasi, et kui palju maksab, mis hinnaga see kaup liigub, mis on meie jaoks õiglane hind selle jaoks ja mis on ka kliendi jaoks õiglane hind. Nii et tegelikult jah, mingit sellist imevalemit selle taga ei ole, vaid lihtsalt praktiline ajas kogemuse põhjal formuleerunud hinnatunnetus. Nii, ja miks just nimetus sõbralt sõbrale? Mis on teie arust selle nime tähendus? Ma arvan, et see nimi tegelikult võtab üsna hästi kokku selle hoolime koos ringluse logo. Et kas sõbralt sõbrale tähendab sinu jaoks seda, et sa tood oma kauba siia poodi ja annad selle sõbrale, keda sa võib-olla ei tunne isegi. Või siis see tähendab seda, et sa oled reaalselt siin poes koha peal. Et iga see käest kätte andmine, kui te vaatate ka seda logo, siis meie logo on ka selline armas käest kätte andmise logo, siis täpselt see on see, mida meie tegelikult
bränd nii nime kui ka sisu poolest tahabki edasi anda. Ehk siis inimene, ükskõik kuidas ta täpselt näeb, et see tema jaoks sobib, et ma arvan, et igal inimesel on võimalik osa olla sõbralt sõbrale missioonist, sellest hoolime koos ringlusest ja meie missiooni mitte ainult ellu viia, vaid ka tegelikult edasi viia veel inimesteni, kes meid ei tunne ja võib-olla kes seda ka abi vajaksid. Nii et selliselt. Aga kui ma õigesti nägin, siis need küsimused on otsa saanud. Nii et aitäh teile, et võtsite aega natukene meist ja sotsiaalettevõtlusest lähemalt kuulata ja teada saada. Ja kui teil on veel küsimusi, siis kindlasti saate töölehtedega edasi toimetada ja meie kodulehel samamoodi minna ja veel infot sealt uurida. Samamoodi meie sotsiaalmeedia platvormid, nii YouTube, Instagram kui Facebook, kõiki neid võite julgelt külastada ja ka sealt kaudu küsimusi meile saata. Nii et minu poolt kõik, aitäh teile ja mõnusat reede pärastlõunat.